klassid oskavad veel ühte väga-väga kasulikku asja. Eesti keeles on see laiendamine. Ja inglise keeles on extends käsk. Nimelt, mis oleks siis, kui ütleme, kui ma prindin siin välja, eks ole, getRaha meetod on mul, mis siis tagastab int-väärtuse. Ma tahaks, et ta tagastaks mulle loetava kursiga stringi. Panen siia taha euro. Ehk siis getRaha tagastab stringina numbri ja siis paneb lõppu euromärgi. Täiesti kasulik, eks ole, praktiline. Aga mis siis, kui ma tahan, nagu siin näites on, mul on 2 kassat. Üks on eurodes, teine on dollarites. Kas ma pean siis terve selle kassa klassi uuesti kirjutama või? See on täiesti absurdne ju. Ja lahendus ongi see, et ma kirjutan uue klassi ja mitte ei duplikeeri tervet sisu, kassa, dollar, vaid ma ütlen siin lõpus extends kassa. Ja mis see siis tähendab, on see, et kassa dollar klass on identne klassiga kassa. Tal on need samad muutujad ja tal on samad meetodid, sisu on täpselt sama. Ja millega see kasulik on, ma saan teha sellist asja nagu ülekate, mis siis inglise keeles on overwrite. Ja nimelt ma kirjutan mõne meetodi üle. Näiteks ma võtan selle meetodi siit, panen omal kassa dollari sisse ja see meetod on efektiivselt lihtsalt üle kirjutatud. Praegu läks raha punaseks, sest et mul siin originaalses klassis on see raha muutuja on privaatne, ehk siis ainult see klass saab selle ligi. Ja siin tulebki mängu tegelikult siis 3. Ma arvasin, et me ei kasuta seda, aga tegelikult on suht loogiline, et me kasutame nimelt protected. Ja protected tähendab siis, et ma väljaspoolt seda objekti ei saa kätte, nimelt ma main meetodis ei saa seda raha muutujat kätte, aga kui mõni klass teda extendib, siis ma saan siin seda kasutada nii, nagu ta oleks private, eks ole. Nii. Ja ma muudan, ma pean selle teisele poole isegi panema. Ma ütlen dollar pluss selliselt. Ja oma main klassis ma mitte siis ei loo uut objekti kassa objektile, klassile õigemini, vaid kassa dollar. Kusjuures ta automaatselt importis mulle siis selle kassa dollari ka. Ja kui ma nüüd prindin selle kogu krempli välja, siis tuleb mulle üks on eurodes, teine on dollarites. Ja praegu on meil väga lihtne näide, kuidas ma saan siis extendi kasutada. Aga kõige tavalisem, ütleme, kui me läheme keerulisemaks, siis kõige tavalisem näide, kuidas kirjeldatakse algajatele, milleks see kõik kasulik on siis, kui ma tahaksin kirjeldada mingisugust puustruktuuri. Näiteks, kui võtame, ma ei tea, autod, võtame siia Ferrari. Ferraril on väga palju ühist ka teistel autodel, Toyota näiteks, või Subaru. Me teame seda, et neil kõikidel autodel on 4 ratast. Me teame, et nad suudavad, sõidavad edasi või tagasi, külje peal ei sõida, ma ei tea isegi, kuidas see kirja panna. Ütleme, et neil on metallkere ja nende kõigi eesmärk on sõita punktist A punkti B. Ükskõik, ma lihtsalt kirjeldan mingid suvalisi omadusi praegu, et idee poolest oleks nagu muutujad, et kõik ei saa nagu kirjeldada selliselt, aga ükskõik. Ja kuidas see siis välja näeb, kuidas see extendimine välja näeb, on siis see, et kui see mul üks klass, mis kirjeldab autod üleüldiselt ära, et neil ongi 4 ratast ja katus ja ma ei tea, aknad ja peeglid, eks ole, siis ma saan need autod siit extendida. Kusjuures, kuidas tavaliselt graafikutel tehakse, ma praegu teen noole ülevalt alla, tegelikult tehakse teistpidi, aga mind ennast sajab segadusse, seega ma teen niipidi. Ja ühtlasi, eks ole, kui mul on siit on extenditud, siis ma võin näiteks selle Ferrari omakorda extendida, kusjuures ma isegi neid mudeleid ei tea. Praegu astusin ämbrisse, okei, Subarul on, eks ole, Forester ja Outback. Need on, igaüks on siis oma klass.
need tulevad siit. Ja kui Subarul on mingisugused kindlad omadused, ma ei tea, boxer mootor näiteks, siis ma ei tea, Forester on lihtsalt kõrgem auto. Ehk siis iga sammuga ma pean üle kirjutama vähem ja vähem meetode. Ja idee on siis selles, et ma lõppkokkuvõttes eesmärk on lihtsalt koodi vähendada, aga mitte ainult siiski. Näiteks, kui tuleb suur innovatsioon ja autole pannakse 5 ratas alla, siis ma muudan seda ainult siin ühes kohas, eks ole. Ja automaatselt see kandub üle ka kõigile teistele. Ka siin on 5 ratast, ka siin on 5 ratast ja kandub ka üle siia, siin on 5 ratast ja ka siin on 5 ratast. Et see on selline ülesehitust optimeeriv vahend, on klasside ja objektide kirjeldamine.